Tere tulemast meie brändnimega Sina juba 31. laivi. Nendes laivides me vestleme hästi erinevate inimestega persooni brändingust ja oleme kutsunud meiega vestlema inimesi väga erinevatest valdkondadest, sest et me ise näeme, et see on abiks tegelikult absoluutselt igas valdkonnas. Ja miks meie persooni brändinguga Olesiaga tegeleme, sellest me räägime ka, kui me sinuga veel kohtunud ei ole. Tere ka minu poolt, rõõm on sind virtuaalselt näha, aga kui me ei ole veel kohtunud, siis mina olen Olesia Saue, olen Goal Marketingi strateegia koolitaja, olen aastaid tegelenud ettevõtlusega ja olen näinud, kui palju tegelikult võib persoonist brändist olla kasu igale inimesel erinevates valdkondades ja kui me räägime sotsiaalmeediast, siis tänapäeval me tegelikult ei saa turundada mitte ühtegi ettevõtet, mitte ühtegi toodet, kui me ei näita päris inimesi, kes on selle brändi taga. Ja kui tavalises turunduses brändimises me räägime sellest, et me anname brändidele inimlikkust juurde, siis persooni bränding on tegelikult vastupidine tegevus. Me paneme inimese sisu pakendisse, mis kõnetab ka tema klienti ja aitab saavutada eesmärke läbi sotsiaalmeedia ja läbi persooni brändingu. Ja minu nimi on Evelin Org, mina olen siis Your Brand Up Studios tegutsev ja selle asutaja ja aitan siis nii suuremaid kui väiksemaid ettevõtteid erinevatel teemadel müügis ja turunduses. Hästi palju on mul väiksemaid kliente, võib-olla nende ettevõtete seas, kellel ei ole oma eraldi müügi- ja turundusinimest, aga vajavad selles valdkonnas abi ja suurematel siis tihti on erinevate projektidega lisajõudu vaja. Aga persooni brändinguga me hakkasime koos Olesiaga tegelema umbes 2-3 aastat tagasi ja oleme teinud need aastad erinevaid kuulitusi siis sel teemal ja eelmise aasta lõpus ilmus meil ka raamat brändnimega Sina, mis on siis 100 väga praktilist sammu, kuidas oma persooni bränd paika panna ja koroona ajal salvestasime ka persooni brändi veebiakadeemia, millega siis igal hetkel saavad inimesed liituda ja oma tempos siis hakata oma persooni brändiga teadlikult tegelema. Aga täna meil on külas Merit ja ma tean, et Merit tegeleb tai-boksi ja igasuguste erinevate teemadega, mis on seotud just tervisliku elustiiliga. Et räägi võib-olla Merit alguses, millega sa siis täpselt tegeled ja siis saame juba persooni brändingu teemade juurde edasi minna. Ja tere, minu nimi on Merit. Suur tänu mind kutsumast, ma olin väga meelitatud. Mina siis tegelikult ametilt, ma olen personaaltreener ja nii-öelda kuigi põhikohaga ma olen tegelikult boksitreener, et ma olen loonud siin nüüd 3. hooaega. Järjest kasvan selles valdkonnas, et mul on tegelikult nüüdseks välja kujunenud juba naiste boksiklubi täiesti, kus siis toimetab kuskil, ma iganädalaselt treenin, ma arvan, seal klubis kuskil 100 inimest ja niimoodi me vaikselt kasvame, et nimi on siis Heat and Boxing for Ladies ja olen loonud sellise treeningu, mis siis põhiliselt keskendub hiidile ja kickboksile. Et selline 2 asja kokku pandud, mis on päris intensiivne ja nii-öelda see nišš ongi siis võib-olla selles, et see on ainult naistele. Ja, aga räägi sellest ka, et kuidas üldse jõudsid tai-boksi või siis selle teema juurde täpselt? No trenni ma olen tegelikult terve elu teinud ja tai-boksini ma jõudsin tegelikult läbi oma endise elukaaslase, kes on Eestis üks profivõitleja. Ja tema nii-öelda andis mulle selle esmase kontakti võib-olla sinna spordile ja sellest ajast peale ma olen sellega tegelenud kuskil 5 aastat nüüd ja kui algus nagu tundus mulle selline, ta on mind alati nagu kuidagi ahvatlenud, sest ta on selline huvitav spordiala ja seal on küllaltki adrenaliini palju sees ja adrenaliin mulle väiksest peale alati meeldinud, aga ma kuidagi polnud julgenud selle spordialaga niimoodi üksi tegeleda või kuidagi
ma nagu ei jõudnud sinna trenni ja läbi tema siis jõudsin ja kuna me käisime päris palju igal pool välismaal treeninglaagrites, Tais mitu korda aastas, Hollandis, Hispaanias, et siis läbi nende treeninglaagrite, ma arvan, mu selline tase nagu tuli ka ja sealt tuli kogu see nii-öelda treeningkontseptsioon ka mulle, mis ma siis siin esimesena Eestis nagu lõin. Hästi põnev valdkond ja kui me personaaltreeneritest räägime, siis tegelikult personaaltreenerid on Eestis väga palju. Me oleme vaadanud ka koroona ajal, et erinevad personaaltreenerid on lahendanud tekkinud olukorda erinevalt, et kes oli pildis täiesti kadunud ja kes on tegelikult võtnud sellest maksimum välja. Kuidas sulle on sellel ajal läinud ja mida sa oled teinud teistmoodi? Kui see algus märtsis see koroona peale tuli, siis see oli päris hirmutav ja tegelikult töö kaduski sisuliselt päeva pealt. Ja jah, mulle on meeldinud see väide, et tegelikult personaaltreenereid on nii palju nagu on seeni pärast vihma, et see vastab tõele, et sa pead millegiga silma paistma ja sa pead olema millestki nagu erilisem, miks inimesed just sinu juurde tulevad. Et koroona ajal ma ütlengi, et ma tegelikult 2 kuud täiesti puhkasin. Ma mõtlesingi, et mida teha, sellepärast, et kui see märts, aprill, mai oli see kõige kriitilisem aeg või kus kõik läks kinni, et siis ma nägin, et väga paljud hakkasid erinevaid netikavasid tegema ja see vaatepilt läks päris kirjuks ja neid kavasid oli tõesti saadaval igalt poolt, et ma hoidsin enda nii-öelda sotsiaalmeedia üsna aktiivsena, üritasin ikkagi nii-öelda motiveerima inimesi liikuma ja sportima ja panin ka ise mõned treeningvideod sinna üles, aga üldiselt ma hoidsin üsna sükest pigem madala profiili võib-olla sellel ajal, et ise ka tõmbasin täitsa juhtme seinast endal nii-öelda välja ja puhkasin täiesti aju ja keha nii-öelda. Ja siis suvel tegelikult kohe, kui piirangud hakkasid natuke leevenema, siis ma alustasin kohe siit välitreeningutega, sest tegelikult inimesed tahavad sporti teha. Et algus oldi muidugi hirmul ja kardeti rohkem, aga tegelikult ju sport võrdub tervis, et kui sa teed sporti, siis sul on ka tugev tervis ja tugev füüsis ja tugev immuunsus ja nii edasi, et inimesed, eriti need, keda mina treenin, et nad on päris kursis sellega. Ja eks ma siis suvel hakkasingi tavaliselt grupptrennidest ma olen teinud suvel täiesti puhkuse üldjuhul, et olen olnud välismaal ise, aga siis see suvi ma andsin terve suvi trenne ja rahvas käis päris palju ja nüüd on nagu üsna loodetavasti jääb see ka nii, et on üsna positiivne, et tegelikult grupid on kõik täis ja rahvas käib ja tahab sporti teha. Sa oled ikkagi võrreldes väga paljude personaaltreeneritega ju üsna lühikest aega tegutsenud, aga samas sul on kõik grupid täis kogu aeg, sa ütled, et nädalas on peaaegu 100 inimest, et see on ikkagi väga suur saavutus, et eriti kui sa ütlesid, et personaaltreenerid ongi nagu seeni peale vihma, et kuidas sa ise näed, et millega sa selle saavutanud oled, et kas see on ainult see väga kindel nišš või seal on midagi veel ikkagi? No mul on endal raske ennast niimoodi hinnata, et mis mind siis nii-öelda eriliseks teeb, aga lähedased või inimesed, kes mul trennis käivad, nad ütlevad, et seal on mingi X-faktor, mis mul lihtsalt treenerina on, et mulle meeldib inimesi motiveerida, kui ma olen trennis, siis ma olen seal 100% kohal. Tõesti ootan igat inimest trenni, kes mul on, et mul on grupid üsna sellised kuidas ma ütlen, ei ole väga suurt voolavust, et pigem see grupp, kes alustab, siis enamus tegelikult nagu käibki kogu aeg stabiilselt ja kui inimene ei ole trennis millegi pärast pikemalt käinud, siis ma tavaliselt kutsun ta ette, kus sa olnud oled, miks sa trenni ees ei ole käinud, et ma tõesti hoolin, et inimene käikski stabiilselt ja teeks ja areneks.
ja ma arvan, see võib-olla ongi see üks nendest X-faktoritest, mis nagu inimest trenni ootab ka, et ei ole selles mõttes tavaline grupitrenn, kus sa võid kuskil taganurgas vaikselt viilida või kuskil jah, vaikselt tulla ja minna, et selles mõttes mul on ikkagi väga üsna range kord trennis ja mul on distsipliin ja mul ei tohi hilineda ja mul ei tohi trennis selles mõttes segada ja rääkida, et see kickboks on üldse selline, miks ta mulle meeldib, ongi see, et seal on väga palju distsipliini ja austust, et kõigepealt peab iseennast austama, et sa sinna tuled üldse ja olemagi nii-öelda kohal ja kuulama treenerit, austama teisi, et selles mõttes mul on üsna selline range kord nii-öelda, aga siiski me oleme kõik sõbrad ja mingit sellist nagu mingit pinget, kui sellist ei ole, et lihtsalt üsna selline distsiplineeritud treening. Et see võib-olla meeldib inimestele. Muidugi see, ma arvan, ma olen selline üsna avatud ja soe, et võib-olla see ka. Kas sa mõtled korra tagasi, siis kui sa päris alustasid, siis mis olid need esimesed sammud, mida sa tegid selleks, et sa täna siin oleks ja mida sa oleks võib-olla nüüd teistmoodi teinud? Esimene personaaltreenerina selles mõttes ega ei olnudki muud, kui lõpetasin oma kooli, sain oma diplomid kätte, tegin oma sotsiaalmeedia, mis on tegelikult kõige alus, selles mõttes, et päris hea on sealt nagu endale reklaami teha ja grupitrennidega või selle nii-öelda enda brändi loomisega ma tegelikult oligi kõige suurem samm see, et ma lõin selle kontseptsiooni endale nii selgeks kui vähegi võimalik ja nii-öelda panin selle kirja enda mõtte ja siis mul oligi lihtsalt mul olid väga hea lähedaste punt, kes mind nii-öelda tagant innustas ja ütles, et tee ära. Ma tegin sellele promovideo sellele treeningule, nii-öelda kutsusin oma sõbrannad trenni ja tegin sellise huvitava video kokku ja panin siis gruppidesse üles, kuna ma alustasin treeningute andmist siin Nõmmel, siis paningi kuskile nõmmekate gruppi, kus on, ma ei tea, 50 000 jälgijat ja sealt ta tegelikult alguse saigi, et ta väga kiiresti sai selles mõttes populaarseks ja grupid said kohe täis, et see oli mulle endale ka nagu nii suur üllatus. Ma mõtlesin, kõik hullem asi on see, kui mitte keegi ei tule trenni, aga no mõtlesingi selle kõik hullema variandi läbi ja mis see siis on, et kui ei toimi, siis ei toimi, peab midagi muud proovima, et oligi see julgus alustada pigem. Väga tore, et sa mainisid päris mitut asja, mida enne on ka tegelikult erinevatest teistest valdkondadest välja toodud, et üks on loomulikult see, et video töötab päris hästi, samamoodi tänapäeval need grupid, aga mina natuke olen jälginud sind, et sa tegelikult sotsiaalmeedias oled ka väga aktiivne, et kas sul seal on ka mingisugune oma selline, ma ei tea, mingi kindel strateegia või sa paned see, kuidas sul tunne on või on see sul ette planeeritud, et kuidas sa seal täpselt tegutsed? Ja mul on nii-öelda enda konto, kus ma on siis isiklik nii-öelda personaaltreeneri konto, kuhu ma üritan tõesti nüüd järjest rohkem ja rohkem panna ainult selliseid trenniteemalisi postitusi või luua rohkem sellest nagu enda visiitkaart. Et selles mõttes ma alles õpin seda ise ka ja pigem ennem see oli mul segamini oma eraeluga ja mingi muude fannide asjadega, et nüüd ma nagu hoian üldiselt nagu võimalikult professionaalset joont seal. Ja samas siis mul on siin see teine leht, mis on nii-öelda Heat and Boxingu jaoks ja seal ma nüüd ongi ainult puhtalt trennid. Ma üritan põhilehele postitada kuskil 2-3 korda nädalas ja muidugi, mis nagu tõesti väga hästi töötab, on story'd, mis on siis 24 tundi üleval ja ma tõesti põhimõtteliselt igas trennis teen väikseid klippe, üritan võimalikult huvitavalt filmida, üritan inimesi palju ära tagida sinna, kes mul trennis on, et nemad omakorda jagaksid ja story'd ongi need, mis tegelikult väga hästi toimivad, et need on nagu kiiresti klikitakse üle ja kui on põnev, siis kohe kirjutatakse ja uuritakse, et ja Instagram on siuke põhiline turundusvahend mul kindlasti. Kas sul on mingid, sa mainisid story'sid, kas sul on veel mingid nipid, kuidas saada mitte ainult pildile, vaid ka reaalselt kliente rühmadesse, mida sa oled vaadanud, et sinu puhul töötab hästi?
Kusjuures ma pean jälle tooma välja need story'd, et tõesti nende peale väga palju kirjutatakse, et need jõuavad kaugele ja mul tüdrukud ise, kes mul käivad osad tüdrukud, kellel on, ma ei tea, 10 000 jälgijat trennis, et nemad ka kuidagi nagu, ma ei tea, heast tahtest, ma ei ole kellelegi palunud, et keegi jagaks midagi, aga nemad kõik tihti pildistavad, teevad mingeid videosid, asju, et nemad jagavad ja ongi selline üsna sihuke kokkuhoidvad nagu grupid on, et ma ei tea, igaüks pildistab ja filmib vahepeal ja mina lisaks, et tõesti story'd ja postitused ongi need, mis mul põhimõtteliselt nagu klienti toovad. Pluss ma vahepeal olen teinud selliseid professionaalsemaid videosid ikkagi ka, et kui mul on hooaja algus või mul on mingid sellised suuremad seminarid, mis ma olen teinud või sellised mingid ürituselaadsid, kus ma tõesti tahan rohkem pilti, siis ma palun ka reaalset videotegijat palkan siis nii-öelda filmima ja tegema. Et see on muidugi ka, mis siis levib. Kas sa piltide osas ka kasutad vahepeal fotograafi abi või need sa teed kõik ise? Ma olen fotograafe ka palunud ja vahepeal tegema, et nii ennast nii-öelda reklaamima, et professionaalselt pilte teha, sest ma ei tea, ma ei ole üldse selline selfite inimene üldjuhul, et siis ma palungi professionaalsemaid pilte teha. Minu jaoks see nii-öelda, nagu ma ütlesin ennem ka, et see sotsiaalmeedia on nagu visiitkaart kohati, et siis mida professionaalsemad pildid, mida elusamad, seda nagu parem on, kuigi ei saa ka päris sellele kinni jääda, sellepärast et ikkagi mida tihemini sa postid, seda rohkem sa tegi pildis oled, et see on selline kahe otsaga asi. Aga jah, vahel ikka kasutan fotograafe ka. Aga mingeid muid tööriistu või mingisuguseid äppe, mida sa veel kasutad, on sul midagi veel või pigem sa lihtsalt nagu kasutadki seda Instagrami ja kõiki Instagrami võimalusi või sa kasutad, ma ei tea, mingeid erilisi filtreid või muid asju? Ma üritan hoida mingit ühtset stiili, kindlasti eriti seal Eaton Boxingu lehel, et ma üritan nende värvide ja gammaga kuidagi mängida nii, et nad ikkagi jääks selline, kui sa profiili avad, et ta oleks väga selline mustroosa, ma ei tea, mingid suvalised värvid koos, et oleks üsna selline kindel, ilus nagu vaatepilt ja ma ise tegelikult teen kõike need plakateid ja asju ka, et ma kasutan sellist äppi nagu Canva. See on nagu tõesti väga lihtne kasutada, ülimalt lihtne tõesti algajal, et seal ei ole vaja mingit teadmisi ja enamused on seal tasuta. Aga üldiselt tegelikult ma varem olen kasutanud kunagi mingit, ma ei mäleta praegu neid nimest, aga ma olen kasutanud neid, et milline su feed välja näeb, kui sa nii-öelda planeerid neid postitusi, aga ma ei ole näinud nendes nagu väga suurt kasu, et pigem lihtsalt sotsiaalmeediat, Instagrami nagu võimalikult tihti postitada ja rohkem nagu ei olegi. Kui me räägime postitamisest sotsiaalmeedias, siis üks asi on lihtsalt pildis olla, teine on luua konkreetset väärtust, et kui sa postid, et kui palju sa mõtled oma ideaalsele kliendile, et tegelikult see valdkond ja see suund on suhteliselt, võiks öelda, et eriline, et kes on see naine, kes tuleb sinu trenni, kui hästi sa teda tunned? No ma üldiselt hakkan vaikselt rohkem juba mingit sellist inimest nagu nägema küll, et alguses mul oli lihtsalt, et ma ei tea, tulge kõik lihtsalt kõik, kes tahavad, aga nüüd ma olen ise ka vahel nagu jäänud lihtsalt korraks kõrvaltvaatajana seisma ja vaadanud oma gruppi lihtsalt sellise üldise pilguga, siis nad on üsna minu sarnased inimesed, ma ei räägi nagu isegi vanusegrupist, vaid pigem kuna treening on üsna intensiivne, siis seal käivad inimesed, kellel on ikkagi mingi sporditaustal, et vahet pole, mis spordialaga sa tegelenud oled, aga üsna sellised sarnased, jah, sellised sportlikud ja pigem nagu eneseteadlikumad, huvituvad tervislikust elustiilist, et sellised üsna sarnased, kuigi vanuseklass on nagu täiesti tõesti seinast seina, et käib seal 18-aastased, samas käib mu ema, kes on 62 ja käivad sellised 40+ naised, et jah,
vanus on erinev, aga tase jääb üsna sarnaseks, mis on nagu huvitav. Kui sa mõtled sellele oma nii-öelda tribe'ile või siis sellele seltskonnale, kes sul seal saalis hästi tihti on, et sa mainisid ka tervislikku eluviisi, et mis on nii sinu jaoks oluline, kui siis sulle tundub, et kindlasti ka nende jaoks, kes seal trennis on ja sind jälgivad võib-olla, et kas selle väärtuse poole pealt, et noh, meie räägime ka hästi palju sellest, et jaga oma jälgijatele väärtust, et kas sa selles osas nagu lisaks nendele story'dele ka jagad mingisuguseid konkreetseid nippe nendele või ma ei tea, toitumise osas või mingisuguste muude asjade osas, et mis nendel see väärtus oleks, et nad sind jälgiksid? Ja kusjuures ma olen seda teinud tegelikult üsna nagu alateadlikult, mõtlemata tegelikult, et nüüd ma võib-olla nagu oskan rohkem teadlikumalt seda teha, aga noh, väärtustest nii palju tegelikult alates juba sellest, et kui inimene tuleb trenni, siis vahel ma peangi mingi 5-minutilise siukse motivatsioonikõne. Vahel ma teen trennis, ütlen selliseid nii-öelda mõtlema panevaid lauseid võib-olla rohkem, et inimest motiveerida. Pluss ma tegelikult olen korraldanud mitmeid seminare puhtalt oma tüdrukutele, mis neid huvitaks, et ongi, kus ma olen kutsunud kohale mingid toitumisnõustajad, tervisliku eluviisi nii-öelda eestvedajaid, kes on mingi life coach'id nii-öelda olnud. Et ma üritan võimalikult palju tõesti jagada väärtust juurde, mitte lihtsalt treening, vaid tegelikult see kogu elustiil ja kogu eluviis. Et ma üritan ise ka sellega eeskujuks olla nii palju, et ma ei ole kindlasti see inimene, kes ütleb, et sa pead ainult tervislik olema, sa pead ainult juurvilju sööma ja sa ei tohi mitte midagi alkoholidu juua või niidu juua. Et vastupidi, ma vahel ütlengi neile tüdrukud, et tubli reedeõhtune trenn on, nüüd te olete klaas veini kõik välja teeninud, et ma ise leian, et selline tervislik balanss on nagu kõige olulisem üldse. Ja see hoiabki sind õnnelikuna, igatepidi terve ja tugevana, et ei tohiks inimesel kindlasti olla mingid rangeid piiranguid ja selliseid raamistiku ümber, et mis on nagu tervislik, et see ei ole enam tegelikult tervislik, et mina leiangi, et nagu kõike tuleb elus nautida, lihtsalt pead oskama nagu leida neile aja ja koha ja kellaaja ka vahel ja kogused, et kui me räägime toitumisest, et jah, selles mõttes sellist väärtust kui üldiselt tervisliku elustiil ma üritan hästi palju nagu neile edasi anda. Kui ma vaatan sinu Instagrami feedi, siis sul on päris hea kaasatus. Kuidas sa seda saavutad? Kas sul on mingid salanippe? Mis sa ütlesid, et seal on profiilil? Ma ei kuulnud. Et sul on postitustel hea kaasatus, et inimesed laikivad ja kommenteerivad palju. Jaa, ma üritan olla hästi siiras ja selline lihtsad nagu pildid ja lihtsad mõtted ja lihtsad sellised, mis ma ütlen, sõnakasutus ka, et ma veel, mis mul on nagu hästi nagu segan enda jaoks, et ma ei tea täpselt, kas ma peaksin inglise keeles, eesti keeles, et ma üritan nagu heat and boxingut hoida pigem nagu eestikeelsena, samas ma tean, et mul on ka välismaal päris palju jälgijaid, et nagu üritan seda keelekasutust vahel nii eesti kui inglise keeles, et kõik saaksid aru ja ka pigem sihuke lihtsus ja siirus ongi see, mis mul nende piltide juures nagu, mida ma hoian silmas, et samamoodi ma olen trennis nagu täpselt samasugune inimene. Ma võin olla küll väga karm vahel ja tuua korra majja, aga samas mulle jääb ikkagi see lõpus, me oleme kõik sõbrad ja ma olen tegelikult väga sõbralik inimene. Et jah, võib-olla sealt tuleb see kaasatus ka. Julgetakse nagu kommenteerida, julgetakse öelda, et ma ei ole kindlasti selline treener, kes kuidagi nina püsti käiks ringi või kuidagi jätaks mulje, et ma olen teistest parem, et seda kindlasti mitte. Kas sul on mingisuguseid eeskujusid ka Eestis või mujal maailmas, et kedagi, keda sa ise jälgid, et võib-olla hoopis mingist teisest valdkonnast, aga keegi, kes sulle tundub, et teeb midagi väga hästi, kas siis sotsiaalmeedias või? Eestis näiteks mulle väga meeldib selline inimene, kes just spordivaldkonnas, keda ma jälgin, on Heldemeel.
et tema mulle ka meeldib nii-öelda, tal on ka väga äge oma nišš ja ka väga äge sotsiaalmeedia ja väga ägedad trennid ja ta on ise väga äge inimene, et selles mõttes tal on, ma näen nagu, et ma näen seda läbi, et need inimesed töövad läbi, kes tegelikult reaalsuses ongi need, mida nad kajastavad. Et kui sa oled vähegi fake või üritad mingi sotsiaalmeedia kaudu ennast kellegi teisena nii-öelda esile tõsta või luua endast mingit sellist profiili, kes sa tegelikult pole, siis ütleme nii, et Eestis eriti on seda nagu, see näritakse kiiresti läbi ja selles mõttes ütleme nii, et ei saada väga hea edu. Välismaal on mul on väga paljud treenerid, keda ma jälgin, et ma ei oskakski nagu niimoodi välja tuua ühte kindlat. Et võib-olla nii-öelda, mis minu nii-öelda selle hittenboxinguga sarnane on üks Bikini Boats Austraaliast üldse, kes nii-öelda, neil on ka üle Austraalia tegelikult klubid ja nii-öelda neil on ka väga kihvt nagu selline oma nišš, kuidas nemad promovad, et ma jälgin ikka sarnaseid profiile ja treenereid, kellelt ma saan nagu palju inspiratsiooni. Sotsiaalmeedia on üldse nii võimas asi, et enam ei kujutaks elu ettegi ma seda, Tänapäeval on hästi levinud see nõue, et me peaks nagu sellise sihtgrupi ja teenuse koha pealt nagu võimalikult nišiks minema. Inglise keeles on selline väljend olemas, niching down. Sa oled väga hea näide selle kohta, et see ka Eestis töötab. Kas sul on olnud ka mõned hirmud sellega seoses, et sa paned oma sihtgrupi väga kitsaks ja Eesti turul, kus tegelikult väga palju personaltreenereid ja inimesi, kes trenni teevad, on suhteliselt vähe või see oli teadlik valik, et sa lähed kohe alguses väga spetsiifiliseks ja kitsaks? Ja see tegelikult oli mul algusest peale üsna kindel, et nii-öelda ma teadsin, et boksi on siin väga palju Eestis juba nagu vireletakse nii-öelda, hiiti tehakse palju eraldi, et selles mõttes ja ei olnud sellel ajal, kui mina alustasin mitte ühtegi tegelikult eraldi ongi naistele suunatud, et ma arvan, et ma selle nišiga tegelikult saingi oma nii-öelda sellise tuntuse või sellised jalad alla nii-öelda. Ja ma ei näe, et see nišš mind hetkel üldse segaks nagu, sellepärast, et siiamaani mul ei ole inimeste nii-öelda leidmisega üldse mingit probleemi. Et ainuke, mis nii-öelda selle nišiga nii-öelda tuli muidugi, oligi siis nii-öelda kopeerimised, et sellega ma olen päris palju juba pidanud kokku puutuma, et koheselt hakati nii-öelda järgi tegema nii-öelda sedasama asja tegelikult lihtsalt natuke teise nimega. Ja algus võib-olla see põhjustas mulle sellist nagu ma oskagi öelda sellist kuidagi, ma ei tahaks selle nimeks öelda kadedus, aga pigem sellist nagu mina tegin, et miks nagu niimoodi järgi tehakse koheselt, et kuidas nagu saadakse ahvida nii, aga vastupidi, tegelikult see konkurents paneb mul jalad kiiremini või rattad kiiremini liikuma tegelikult ja ma tegelikult üldse enam nagu ei ole selle pärast nagu kuidagi kurb või ei teki isegi mingit emotsiooni, kui tuleb järgmine selline treener, kes teeb nii-öelda seda sama asja. Et vastupidi, see nii-öelda paneb mind ennast tehniliselt arenema, see paneb mind ennast nagu kiiremini töötama ja laienema nii-öelda. Et aga see nišš mulle hetkel ei ole saanud veel mitte kuidagi piiranguks. Ja, pigem vastupidi. Meie tegelikult Oleisiaga räägime hästi palju ka koostööst, et kuna me ise Oleisiaga oleme konkurendid, aga näeme seda, et me teeme iga nädalaselt tegelikult koostööd ja me oleme koos kirjutanud raamatuid, teeme koolitusi ja kõiki asju koos. Et kuidas teie valdkonnas, et kas personaaltreenerid teevad ka mingisugust koostööd või pigem nagu näiteks personaaltreenerid ja toitumisnõustajad või on seal ka mingisugust sellist koostööd, mida tehakse? Kindlasti on tegelikult, et ma ise ka suhtlen teiste treeneritega, käin koolitustel, räägin, suhtlen, et koostöö ainult viib edasi igatepidi, et ma arvan, et tehe näide sellest ja see pigem paneb arenema. Konkurents ei ole tegelikult halb, see on hea ja ma teen nii koostööd teiste treeneritega kui ka nagu nii-öelda toitumisnõustajatega, kõik, kes minu nii-öelda valdkonda nagu vähegi mahuvad, et alati ma olen ise
avatud suhtlema ja kuulama ja õppima ja vastupidi andma enda nii-öelda teadmisi ka edasi. Kui sa vaatad, mida teised teevad ja vaatame Eesti kontekstis, siis mis on need põhivead, mida personaltreenerid ja üldse spordiinimesed teevad, mis takistavad neil olla edukad tänapäeval? No kui me lähme täitsa nii-öelda personaaltreenerite valdkonda, siis ma leian seda, et tegelikult inimesed koolitavad ennast üsna vähe. Et kahjuks meil on palju personaaltreenereid, aga meil on vähe nagu laialdaste või nii-öelda spetsiaalsete teadmistega treenereid. Et see on üks asi, inimesed nagu arvavad, võtavad võib-olla selle vastutuse liiga kergelt. Et treeneriks olemine tegelikult ma saan iga aastaga aru, et see on nagu järjest vastutusrikkam töö, et sa tegelikult vastutad inimese tervise eest nii tugevalt, et sa tegelikult oled nii-öelda ka tal nagu kohati psühholoog isegi võiks öelda ja see vastutus on päris suur, et see on nagu üks põhiviga, mis tehakse. Siis teine asi on võib-olla see, et ongi liiga matkitakse teisi või ei leita üles enda nii-öelda sellist tugevusi, millele rõhuda. Et neid tavalisi jõusaali personaaltreenerid, neid on tõesti palju, et kuidagi sa pead sealt nagu nii-öelda esile tõusma, et kas siis ongi saavutad, võib-olla lähed kuskile gruppi nii-öelda jõusaali treeneriks, kus sa alustadki grupitreenerina, leiad üldse endale sealt klientuuri ja usalduse nii-öelda inimeste vastu või inimesed hakkaksid sind usaldama treenerina, et niimoodi lihtsalt turule tulla, et nii, nüüd ma olen personaaltreener, mul on mingi väikene koolitus ja mingi väikene paber kuskil, et nii kahjuks ma arvan ja väga nagu turul enam silma ei paista kahjuks, et alguses oli see lihtsam, nüüd enam nii mitte. Jah. Sa oled tegelikult hästi lühikese ajaga väga palju saavutanud ja seda ei ole üldse lihtne ehitada enda ümber sellist ägedat tribe'i, kes elabki sulle kaasa ja jagabki kõike seda, mida sa teed ja käibki sul trennides. Et millised su plaanid pikemas vaates on, et kas sa oled endale seadnud ka mingisuguseid 5 või 10 või ma ei tea, kui pikki unistusi ja eesmärke, et kuhu sa tahad jõuda? Ja ma mingil tasandil olen ja mingil tasandil ma ei ole, sellepärast et see asi on tegelikult 3 aastaga mul kasvanud rohkem, kui ma oleks kunagi arvata osanud ja see on läinud päris heas sellises sünergias, nagu et ma pole midagi otseselt nii väga nii-öelda tugevalt ette planeerinud, aga eesmärk on kindlasti kasvada ja selle nimel ma olen ikkagi päris kõvasti tööd teinud. Sebinud endale nii-öelda erinevaid võimalusi kuskil trenne anda ja leidnud erinevaid koostööpartnereid ja ma kogu aeg ikkagi proovin areneda, mõelda, mis suunas veel edasi liikuda, mis suunas veel areneda, mida juurde teha, mis väärtusi ma saaksin veel tüdrukutele pakkuda. Ma ei tea, teen erinevaid näiteks nii-öelda brändi rohkem, mul on eesmärk nagu rohkem see bränd nii-öelda fokusseerida ja nii-öelda ma teen ka riideid, nii-öelda mul on oma logod, asjad, et nii-öelda sellised olekski tüdrukutel või tribe'i nii-öelda riided, et meil oleks ühisüritusi, et me käiksime koos mingeid vahvaid trenne tegemas. Just eelmine kuu käisime grupiga bussitantsu-trennis, et teha selliseid vägevaid asju koos ja no muidugi lõppeesmärk on mul see, või noh, mis lõpp, ma arvan, see on kuskil 5 aasta jooksul kindlasti, on oma saal, täiesti nii, kus ma saan nii-öelda oma spordiklubi, et ja seda teha siis koostöös juba mõne teise treeneriga ka, kes on nii-öelda natuke teisest valdkonnast, et võib-olla sinna võtta punti täiesti tai-boksi meestreener, siis nii-öelda mina, kes siis vastutan selle hit and boxingu poole pealt ja siis 3. inimene võib-olla, kes tegeleb mingi mobility või jooga osaga, et nii-öelda, et oleks kõik selline komplekstreening, et mul on päris kindel visioon, mida ma nagu tahan teha ja eesmärk on leida siis need inimesed ja rahastus ja kõik muu, aga ma arvan, see on päris põnev ja kõik on tehtav, et selles mõttes see ongi äge, et kõik, mis sa suudad mõelda välja, on tegelikult tehtav ja on olemas.
ja ka need asjad, mis sa välja ütled, sest et ega meie nii-öelda salvestusi vaatavad ka päris paljud inimesed, nii et ma arvan, et siin võib-olla selle välja öelda, et kui keegi on huvitatud sinuga koostööd tegemast, et siis kindlasti võib ju sinuga ühendust võtta. Muidugi, olen alati huvitatud koostöödest, et need on ägedad ja need on huvitavad. Ja üks mõte mis mulle jäi kõlama sinu jutust, tegelikult see, et ei peagi otsima kliente igalt poolt, vaid sul võib ollagi eesmärk luua enda ümber sellist tribe'i ja kommuuni, kes jagavadki sinu väärtusi ja tulevad just sinu juurde. Ma arvan, sa oled väga hea näide selle kohta, et selline strateegia töötab väga hästi, et öeldakse ju, et sul ei ole vaja miljoneid kliente, vaid seal on vaja pigem nagu 1000 super fänni ja selle põhjal, mida sa räägid meile praegu ja kui ma vaatan, kuidas inimesed reageerivad ka sinu postitustele sotsiaalmeedias, mulle tundub, et sa oled seda õiget võtit üles leidnud. Ja minu eesmärk on ka alati nagu luua pigem kvaliteeti kui kvantiteeti. Mul ei ole kunagi olnud see, et ma pigem nagu ise kardangi seda, et see läheb nagu nii suureks, et ma ei suuda pigem hallata seda, et see mul tekitab hirmu, et ma tahan, et ma ikkagi jõuaksin iga inimeseni personaalselt, kui mulle kirjutatakse, siis ma jõuan alati vastata, ma jõuan nagu isikuliselt vastata, mitte lihtsalt, et kuidagi suvaliselt pinnapealselt, et samas trennides ka, et ma tean kõikide nimesid ja ma suudan personaalselt nagu tunnen inimest rohkem, et mul ei ole eesmärk see teha selliseks nagu, kuidas seda öelda, nagu money making place'iks või eesti keeles ka, et mul ei ole eesmärk, ma ei taha, et inimene tunneks, et ta tuli siia nagu iga kuidagi järgmine või suvaline või ta ei oodata, et pigem vastupidi, et nagu öeldud, et pigem selline natuke väiksemalt, aga palju personaalsem ja tugevam tiim ja palju tugevam nii-öelda koosseis ja grupid kui see, et lihtsalt lasta seda rahvavoogu järjest läbi, et see pole mul kunagi nagu eesmärk olnud. Sa ütlesid, et alguses, kui sa alustasid, et siis sa tegid päris mitmeid asju nagu võib-olla alateadlikult, aga noh, sul oli olemas see oma kirg, on ju, et ma arvan, et see kindlasti ka aitas hästi palju kaasa. Aga kuidas praegu, et kas sa oled praegu juba teadlikumalt mõelnud, et ma ei tea, mis sinu märksõnad on või mingit värvimaailma või mingit visuaalset identiteeti või märksõnasid või oled sa selle peale nüüd natukene teadlikumalt mõelnud või sa teed ikkagi nagu sellise kõhutunde ja tunnetuse järgi? Ma arvan, et esiteks, kui ma alustan iseendast, ma mõtlen, et 3 aastat tagasi ma arvan, ma olen teinud naisena päris suure arengu läbi ja see on, mis mind kindlasti edasi ka viib, see minu enda sisemaailm, et kui ma ennast pigem pidevalt arendan ja nii-öelda minu süda oleks täidetud ja et mul endal oleks ongi pidev areng, lugedes raamatuid, ma ei tea, käies erinevatel treeninglaagrites ja nii edasi, et kõigepealt täidan ennast ja siis ma täidan kõiki teisi, et ma pigem nagu ja olengi keskendunud nagu prioriteet olen mina ise ja armastama peab iseennast, et selles mõttes, et see ongi minu sisemaailm, loobki minu reaalsuse nii-öelda ja sellele ma üritangi nii-öelda seda ma üritangi ise ka edasi anda, et kõige tähtsam oled sina ise ja kõik see enesearmastuse ja enesest lugupidamine ja selline asi, et pluss muidugi sinna juurde kuulub ka see, et kui ma lähen täitsa enda trennide juurde, et selline kickboks ja thai-boks, et see on justkui nii mehelik ja mehe energia ja nii edasi, siis tegelikult nii-öelda üritangi ise kehastuda võimalikult naiselikuna, et tegelikult ei ole nii, et kõik on ju kohanemine, millest ma olen ise aru saanud, et kodus oled sa üks inimene oma pereringis, trennis olema teine inimene ja nii edasi, et me peame oskama kohaneda ise. Ja just, et ollagi ise naiselik, aga tegeleda sellise spordialaga, et see on kindlasti üks minu nii-öelda eesmärkidest ka võib-olla. Ja värvikammade poolest mul ei ole tegelikult täiesti sellist kindlat stiili.
nii-öelda välja kujunenud. Võib-olla sotsiaalmeedias natukene on, et just see Eat and Boxingu pool, et ta olekski naiselik, aga samas selline äge ja energiat pakatav profiil. Sa vaatad oma ümber naisi, keda sa läbi treeningu inspireerid ja sinu lugu tegelikult, ma usun, inspireerib neid väga palju, siis mida sa võiksid neile soovitada, et nad elaks ka oma unistuste elu? Ma arvan, et ongi see, et julge teha isekaid otsuseid, et julge teha neid asju, mis teevad sind õnnelikuks. Julge olla sina ise ja tea, kes sa ise oled. Ja nagu ma enne ütlesingi, siis sisemaailm loob meie reaalsuse. Ja nii tegelikult ongi, et kõik see õnnetunne ja kõik see armastus ja kõik see unistuste elu nii-öelda saabki ju ainult meist endast alguse, et kui sulle midagi ei meeldi, siis muuda seda. Meil on kõik lihtne nii-öelda vinguda ja öelda, et ma pole sellega rahul ja ma pole endaga rahul, aga tee reaalselt neid samme, et mis nii-öelda, millega sa siis ei ole rahul ja loo see, mida sa tahad luua ja mida sa nagu elus armastaksid. Et ma arvan, et kõik, kes on elus edukad, ükskõik mis alal, siis nad võivad öelda, et nad on pidanud tegema väga hirmutavaid otsuseid ja kohati nagu olema väga teadmatuses, et mis saab või kas see läheb läbi või kas ma saan edukaks või mis iganes, aga muud moodi sa ei saagi, kui sa ei proovi. et see on kõige tähtsam. Julgeda riskida kohati ka. Julgeda teada oma väärtust. Ja meie igatahes hästi täname sind, et meie tänane vestlus hakkab lõppema kahjuks, aga sa oled hästi heaks eeskujuks, ma arvan, hästi paljudele, et kes on siis kas oma persoonibrändingu teekonna alguses või mõtlevad, et kuidas nii-öelda siis edasi minna, et minu jaoks ongi 3 võib-olla sellist olulist asja, mida ma sinu puhul näen, et esimene see nii-öelda võib-olla see, et sa oled enda esikohale seadnud, et sa ikkagi oled võtnud südame asjaks selle, et sa leiad üles oma kire, mis on nagu selle persoonibrändingu täiesti alustala. Siis teine asi, mis on hästi äge, on see, et sul on olnud nii palju julgust, et sa oled valinud oma niši. Et see on tegelikult hästi hirmutav, et väga paljud inimesed kardavad seda, just nagu Leisa ütleski, et kuidas ma siis ei paku nüüd kõike kõigile, on ju, et eriti Eesti kontekstis, aga see on nii hea näide sellest, et kuidas sa väga väikeses nišis tegelikult saad nii lühikese ajaga ka edu saavutada. Ja 3. pool on see, et ma see on väga tore, et sa oledki selline autentne, et see näitab praegu kuidagi on hästi näha, et inimesed on kaasatud ja su ümber on tekkinud selline fännide seltskond, kes suga kaasas käib, et selles mõttes on sa oled nii tore näide. Aitäh, suur tänu tõesti, et sul on õigus, et kõik saab alguse sellest, et leida üles oma kirg ja ennast lubada, lasta sellel juhtida enda elu tegelikult, et kõik saabki sellest alguse. Ja aitäh sulle ka minu poolt. Oli tõsiselt väga tore vestlus ja üks asi, mida ma tegelikult täiega naudin kõikide meie laivide puhul on see, et ükskõik mis valdkonnaga inimene ei tegeleks, kui teadlikult või mitte teadlikult ta tegeleb oma persoonibrändinguga. Inimestele, kes tulevad meie laividesse, alati silmad säravad ja meie usume, et see, et sul silmad säravad ja sa naudid seda, mida sa teed, päriselt naudid, see ongi tegelikult hästi oluline selleks, et sa oleks selles ka edukas. Et aitäh sulle veel kord ja ma usun, et sa inspireerid väga paljusid. Ja lõpetuseks ma ütlen veel nii palju, et kui sa ei jõudnud alguses kohe kuulata Meriti intervjuud, siis tegelikult me salvestame ka kõiki neid intervjuusid ja intervjuude puhul on siis nii, et sa leiad need YouTube'ist üles, et kui sa paned brändnimega sina sinna otsingusse, siis tulevad nad kenasti üles ja siis sa saad järgi vaadata seda intervjuud samamoodi. Nii et suured tänud kõigile ja kohtume jälle järgmisel kolmapäeval kell 4.
tšau.